täna on siis 25. august ja jätkame konepunkri materjali tutvustamist. Ja seda materjali me oleme juba rääkinud mitmel korral, aga nüüd püüan ette lugeda selle konepunkri nagu alguse saamise lugu, et tema uurimine sai üldse alguse tänu selle Friedrich Lemeti mälestusfondi loomisele, mille lõi Friedrich Lemeti vend Karl Lemet Rootsis. Ja nüüd ma püüan lugeda ette selle originaalkirja siit Eestis põgenemisel 44. aasta sügisel, just praeguse ajaga võrreldes 2-3 nädalat hiljem, täpselt läheb niimoodi kokku septembri 20. kuupäevadel. Karl Lemet kirjutab Rootsis niimoodi. Palmse viimane vallavanem, Konetalu peremees Karl Lemet, mälestus kirja pandud Rootsis. Esmaspäev, 18. september 1944. Pealkirjaga Krahh algab. Vedasin kodu viimased rukki vihku väljalt ära, kui käskjalg tõi teate, et tuleb Sagadi asundusse minna ja sakslaste kraam üle võtta. Sakslased sain sellega valmis. Tuli käskjalg järgi, tuleb kiiresti vallamaja tulla. Ta oli vallavanem. Läksin valda, kus selgus, et tuleb kõik dokumendid ära põletada ja vallavalitsusel laiali minna, sest sakslased taganevad siit välja. Mida sai tehtud? Rahakast, kuigi oli tulekindel, sai välja viidud ja võtmekoho näitasin peitsin omale kodus. 19. kuupäev, teisipäev. Läksin Sagadi kaudu asundusse, tähendab vallamaja, tehes enne Kaitseliidu ülemale Altrovile korralduse sakslaste kraam üle võtta. Vallamajas selgus, et Võsu rannakaitse oli öösel rindele saadetud. Seega ka vend. Vallamajas oli kõik segamini ja igaüks lahkus teadmata suunas. Vallamajast lahkudes sain lõbuga kokku. Ütles, et võtab kaasa seda õhtul, sain õhtul koju, kus
kodustega läbi rääkides otsustasin Soome minna. 20. kuupäev, see on kesknädal. Seadsin omal asjad korda, võtsin terve leiva kaasa ja lahkusin rattaga kell 6 hommikul kodust. Minnes vastu teadmatule tulevikule, lootes peatselt tagasi tulekut, oli udune hommik. Esimene vastutuleja oli Preili muik. Kohtasin ka teisi sõjapõgenikusi Sagadi asundusest. Jõudsin lõbu juurde, kus selgus, et õhtul sõitsime sulgudes Suigu, õhtul sõidame. Suigu perekond oli juba ees. Õhtul tulid Lahtmäe Lootuse perekonnad. Õhtul kell 11. Sõitu alustades sattus paat kivile ja sulgudes rooli kaitse sai viga. Tulime randa tagasi ja viga sai parandatud. Sel ajal otsustati reisi siht ümber, et lähme Rootsi. Nüüd tuli ka kütust juurde võtta ja nii saime välja sõita alles kell 1 öösel.